Marbella versus Dubai ja Abu Dhabi. Hispaania, eriti Costa del Soli rannikupiirkond Marbellaga on olnud eestlaste ja paljude eurooplaste jaoks juba vähemalt 10 aastat kultuspiirkond, kuhu investeerida ning kus kinnisvara omada teise koduna. Ja põhjus on väga lihtne. Soe kliima, piisavalt lähedal Euroopas, otselennuga saab enamustest Euroopa linnades ainult paari tunniga, isegi Eestis circa 4,5 tunniga. Loomulikult ka see, et see on Euroopa Liit, maksta saab eurodes, kõik on arusaadavam, kui osta väljaspoolt Euroopa Liitu, kuigi see nii pole, ning ka see, et paljusid kinnisvarasid saab osta ka laenuga ja seda finantseerivad ka Hispaania pangad, kus sul on Euroopas olemas ametlik sissetulek. Aga kõik on muutunud. Dubai ja Abu Dhabi on väga tõusev piirkond Araabia Emiraatidega. Miks? Kasvav elanikkonna arv tänu sellele, et seal on reaalselt hea kliima talvel. Costa del Solis on ikkagi novembrist märtsini selline abiks ikka ilm, 15 kraadi, tihti saab vihma, meres ujuda ei saa. Dubais ja Abu Dhabis isegi veebruaris kõige külmemal kuul on circa 25 kraadi ja meri on vähemalt 22-23 kraadi. Lisaks Dubai ja Abu Dhabis on kõik ka inglise keeles, riigiasutustes, poodides, ka lepingud on inglise keeles ning kõik on palju lihtsam ja arusaadavam, kui me arvame. Lisaks on Dubai ja Abu Dhabi üks turvalisemaid linnu maailmas, kus paljud influencerid jätavad oma kalleid käekellasid kuskile pingi peale ja lähevad kuskile paariks tunniks või lausa pooleks päevaks minema ja iga video on viimasel, kus jäetakse ühe kallimaid asju ja näiteks inimesed lähevad kuskile restorani või kohvikusse broneerivad laua niimoodi, et jätavad kõik oma isiklikud asjad lauale ja siis lähevad tellivad toidu. Kuid kahjuks Hispaanias ja üleüldiselt Euroopas on kuritegevus väga kõrge võrreldes ka Eestiga, kus meil on pigem turvaline ning videod, kus inimestel varastatakse tänava peal kalleid käekellasid või ehteid, ehk neid röövitakse, käiakse majas sees või lausa ärandatakse autosid, on päris tihti. Mina olen siis Anders Skoorik, Eesti ettevõtja, kellel on ka mobipunkti kasutatud ja uut Apple'i seadmete müügikogemus ning mingi hetk ma hakkasin tegelema kinnisvaraga ja tegelen juba 10 aastat. Eestis me ettevõte on ostnud ja müünud üle 300 uusarenduse korteri. Kuid räägime nüüd Dubaist. Miks Dubai? Mina olen enda jaoks Hispaanias investeerimise elamise välistanud, sest mulle ei meeldi kõrged maksud, mulle ei meeldi see, et turvaline ja mulle ei meeldi kallid hinnad. Dubai on võrreldes Hispaaniaga täna 2-3 korda odavam. Te küsite, kuidas, miks? Hispaanias saab ju Marbellas osta korteri 150 000 või lausa 300. Aga vot ei saa. Me ei saa võrrelda võrreldamatuid asju. Marbella ei ole 100 kilomeetrit Marbellast. Kui me räägime Marbella sees, uusarendused, eksklusiivsed piirkonnad, mida me saame võrrelda näiteks Dubai, Marina või Blue Watersiga või Palmiga, siis need ei ole mingisugused Calahondad või mõned muud piirkonnad, mis meenutavad pigem Lasnamäge mere ääres kui eksklusiivsust. Aga kui te räägite Dubaist, siis kõik tahavad saada Hispaania sisema hinnaga korterit Dubai Marinas. Aga UAE-s on olemas ka Emirat Ajman, sealt saab stuudiokorteri 50 000 euroga kuskil kõrbes või lausa 300, miks inimesed siis sinna osta ei taha. Ehk kui me võrdleme võrreldavaid asju, siis me ikkagi võrdleme premium piirkondi ja täna premium piirkondades Dubais saab osta ehitatavasse majja mere ääres korteri alates 500 000 eurost, 2-toalisest, 3-toalised on alates 900 000 eurot. Isegi kui me räägime valmis piirkondadest, nagu näiteks Palm, Blue Waters, Dubai Marina, siis hinnad on isegi 3-toalise korteri alates 1,5 miljonit eurot. Aga Marbellas, Kuldsel miilil maksavad korterid 3-toalised umbes alates 2,5-3 miljonit eurot, mõnedes hoonetes lausa 4, mis on 2-3 korda rohkem kui Dubais või Abu Dhabi. Kui me räägime villadest Kuldsel miilil Marbellas, siis need algavad pigem 5 miljonist eurost. Aga täna Abu Dhabis me saame osta riigiarendajalt uues rajoonis, kristallpuhaste randadega, koos golfiväljakute, tennisega, spaadega alates 2 miljonit eurot ja 5 miljoni eurost me saame osta villa mäenõlva peal, mis vaatab tervet Abu Dhabit, mis on palju suurem ja palju eksklusiivsem kui see renoveeritud villa Marbellas. Riidaelamud Kuldsel miilil algab 1,5 miljonist eurost
ning Abu Dhabis umbes 1,2 miljonist eurost, kuid jällegi need on uued ja need on palju prestiižikamas ning perspektiivsemas turus. Minu jaoks oli see turg välistatud ja kuna ma tegelen kinnisvaraga, siis ma soovisin avastada ka muid piirkondi ja selleks jäi silma Dubai ja Abu Dhabi. Ja tänaseks ma olen investeerinud sinna objektidesse ja ka neid müünud. Mul on olemas ka enda ja minu ligi 100 Euroopa kliendi kogemus ja ma väga hästi tean, kuhu tasub osta, kust ei tasu osta. Lisaks ka maksud. Paljude jaoks Dubais on oluline eraisiku tulumaksu puudumine. Ehk kui te elate Dubais või Abu Dhabis üle poole aastat, te saate ennast teha UAE maksuresidendiks, teil on tulumaks 0, kõik mis te teenite, kõik jätate endale tasku. Toon teile näite. Näiteks te teenite 1 000 000 eurot ja selle pealt ei pea maksma ühtegi maksu, vastupidiselt Euroopale, kus maksumäär on mitmekümnest lausa 50-60%, sõltuvalt sellest, kas te saate rendi või palgatulu. Või näiteks kui te ostate kinnisvara, mis maksab 1 000 000 eurot, müüte 1,5, siis 500 000 pealt te kasumit ei maksa. Ja Dubais ostmisel kaasnevad kulud on palju väiksemad kui Hispaanias. Hispaanias uusarenduse puhul lisandub 10% käibemaks. Dubais on nagu ühekordne registreerimismaks 4% ja Abu Dhabis ainult 2%. Ehk on 2-5 korda väiksem kui Hispaanias. Lisaks kapitali kasvu või üüri pealt ei pea tulumaksu maksma. Ehk kui paljud räägivad, et Hispaanias on nii hea üür, siis kui te maksate kõik oma kommunaalkulud ja maksud ausalt ära, siis teil ei jää lõpuks võrreldes Eestiga mitte midagi palju rohkemat kätte. Sest Hispaanias täna netotootlus on reaalselt umbes 5%. Eestis võib-olla uusarenduse puhul on natuke vähem. Dubais on endiselt see 7-10%. Plus praktiliselt garanteeritud hinnakasv ehituse ajal 20-50%. Mida eksklusiivsem objekt, seda rohkem on võimalik raha teenida, sest turg on vaatamata igasugustele Lähis-Ida konfliktidele, mida meedia on üle paisutanud ning 90%, mis tegelikult toimus, ei olnud vastanud see tõele, mida meedia näitas, sest mina olin seal perega terve aeg, mina tean, millest ma räägin. Vaatamata sellele, endiselt turg on tõusvas trendis ja pigem kallimate objektide järgi on väga suur defitsiit. Just tänu sellele, et Dubais on hea kliima, palju soodsamad hinnad ehk suurem potentsiaal, 0% maksumäär, meelitab see ligi väga palju jõukaid inimesi ja investoreid, mida Euroopa täna kaotab. Ning muidugi lisaks ka turvalisus, millest me oleme rääkinud. Ma ainuüksi Marbella sees on esimeses kvartalis 2026 registreeritud üle 2700 kuritegu, vägivallaga kuriteod, autovargused, majas varastamised ning muud kuriteod. Dubais ja Abu Dhabis on see number praktiliselt 0. Te võite käia, kus te tahate, mis kell te tahate. Teil võib olla kallis käekell, kallis auto, võite selle kas või lahti jätta, mitte keegi seda ei puutu, vastupidiselt Hispaaniale. Ning me oleme ka kursis sellega, et hiljuti oli Hispaanias kriis, kus üle 50 000 migrandi Marokost ületas ebaseaduslikult piiri ja internetis on olemas ka tõestused, et paljud nendest migrandid ei ole ikkagi läinud tagasi Marokosse, nagu meedia väidab, ja pigem plaanivad nüüd minna Hispaania rannikule, mitte jääda Ceuta linna. Aga see selleks, eks me peame arvestama neid riske investeerimisel ka, et üks päev, kui see nii-öelda sisserändamise kriis võib minna üle käte, siis see koht muutub veelgi ebaturvalisemaks, mis paneb jõukad investorid, kes investeerivad miljoneid eurosid kinnisvarasse, mõtlema teiste riikide peale. Ja number 1 on kindlasti nende varuvarandiks UAE. Sest kui me räägime inimestest, kes investeerivad oma raha täna välismaa kinnisvarasse, on põhiliselt 2 põhjusel. A. Kas nii-öelda poliitilise riski hirm, näiteks Balti riikides, Põhja-Euroopas, või majanduslikud probleemid, näiteks kõrged maksud. Ei taheta hoida mune ühes korvis, sest need võivad ühes korvis paratamatult katki üks hetk minna. Näiteks paljudes Euroopa riikides on ka olemas juba seadused, kui inimene omab mitu kinnisvara, siis tal on kõrgemad maksumäärad ja näiteks Hollandis inimesed tahavad seda vältida, sellepärast näiteks väga paljud hollandlased täna investeerivad oma teise kinnisvarasse hoopis Dubaisse, mitte Hollandis. Ning kui me räägime üleüldse elust Dubaist või Marbellast, siis loomulikult paljud räägivad, et Dubais, Abu Dhabis suvel ei saa elada, aga kui te olete ettevõtjad, ei peagi seal suvel elama, et võite võtta puhkuse, tulla Euroopasse paariks kuuks, ma elan ka suvel Dubais ja ka Abu Dhabis, ka Eestis on hea suvel elada.
ja teistes Euroopa riikides. Kuid kui me näeme, et Lõuna-Euroopas on ka kuumalained, suvel on 40 kraadi nagu Dubais, Abu Dhabis, aga Dubais ja Abu Dhabis on igal pool konditsioneerid, mida Euroopas pole. Euroopas on igasugused probleemid, metsapõlengud, mida Dubais ja Abu Dhabis on, veepõud suvel, mida Dubais ja Abu Dhabis on, sest Dubai ja Abu Dhabi kasutab üldse terve UAE, magestatud merevett, mida on piiramatult olemas. Ning UAE ehk Dubai ja Abu Dhabi, kui me räägime peamiselt sellest kahest linnast, asuvad maailma keskel praktiliselt. Nad on sild Aafrika, Euroopa, Aasia vahel. 70% linnadesse sa lendad alla 7 tunni otse lennuga. Dubais näiteks lendab üle 290 otselennu 110 riiki. Kui me räägime suuremas maailma mastaabis, siis Marbeiasse ehk Malaga lennujaama nii palju otselende ei lenda, eriti suurematest riikidest. Ning rääkides lendudest, räägime kostjaskonnast. Euroopas on täna kinnisvara väljaspoolt Euroopat elaval isikul, näiteks austraalasele või ameeriklasele või Aafrikast jõukal inimesel palju keerulisem osta igasuguste AML ja QIC ja rahapesu kontrollide tõttu. Dubais on see lihtsam, Dubais ei ole nii palju piiranguid ka Euroopas, mis ka aitab turu kasvule kaasa. Ehk ameeriklane saab osta täna samamoodi nagu ka eestlane või mõnist muust rahvusest inimene omale ehitusjärgus kinnisvara kodust väljumata. Hispaanias kahjuks see võimalik ei ole. Ja kui me räägime üleüldiselt võimalustest, siis paratamatult suheldes väga paljude oma klientide või tuttavatega või vaadast üldse üldist joont, Hispaaniasse kolivad väga paljud lihtsalt elama ja need inimesed sõltuvad oma tuludest või tööst kodumaal. Ehk kui neil kodumaal peaks äriga midagi halvasti minema või tööga, siis sisuliselt Hispaanias nad enam elada ei saa. Aga konkurents on suur, töötus on suur, Costa del Soli keskmine brutopalk on circa 2200 eurot ning kõrgematel spetsialistidel 4-5 miinus maksud. Dubais aga üle 70% inimestest teenib vähemalt 2,5–10 000 eurot kuus ja üle 10% teenib alates 16 000 eurost kuus, sest Dubais on väga palju kõrgepalgalisi kohti, näiteks pankades, IT-valdkondades, kus meelitatakse talente üle maailma ning neile makstakse väga konkurentsivõimelist palka, et nad tuleks UAE-sse elama. Seega UAE ei ole ainult koht elamiseks ja investeerimiseks, vaid ka talentidele töötamiseks. Ning kui te soovite investeerida raha väljaspool Euroopa Liitu, maailma turvalisemasse riiki, nii poliitiliselt kui ka majanduslikult, kus on endiselt majanduskasv, puuduvad maksud ning kinnisvara maksab täna sama palju kui Tallinnas ning 2-3 korda odavamalt kui Euroopa premium piirkondades, siis võtke minuga ühendust ja ma räägin teile, kuidas saab Dubai või Abu Dhabi kinnisvarasse investeerida. Soodsamad korterid algavad 150 000 eurost uusarendustes, kahetoalised korterid kommuunis, kus on basseinid, jõusaalid, pargid alates 250 000 eurost ning mereäärsed korterid alates 500 000 eurost. Muidugi ehituse ajal koos intressivaba makseplaaniga arendajalt, sa maksad 10-20% sisse, 20% ehitusperioodi jooksul ning ülejäänud kättesaamise. Ja kui teil on küsimusi, siis võtke minuga ühendust ja ma räägin teile, kuhu täna tasub, kui ei tasu investeerida ja teen teile tunni aega selgeks selle, mida te ei teeks endale selgeks ka aasta ajaga. Aitäh teile vaatamise eest!